Ütle, mida sa teeksid, kui sa telet enam ei tee. Mida sa oskad? Sa ei oska ju midagi. Äkki peaks midagi õppima? See kõlab nagu plaan. See kõlab nagu 2 kangest. Koolipingis. See on hea plaan. See on hea plaan. Jõudu, külamees! Tarvis. Millega tegeled, Kristjan? Näed, asjad kuhjuvad järjest. Lehti muutkus ajab. Täna ma vaba päev mõtlesin, pühin ära. Jõle tüütu muidugi, aga noh. Mis sa riisud neist, kui nii tüütu siis on? Las kuhjuvad. Ei no keegi peab ära tegema, kes seda teeb siis. Õues tulevad lehed. Toas on täpselt sama asi. Ise peab tule põlema panema, ise peab kütte sooja panema. Kõik asjad. Sest et vaata, maja ju ei oska. Ära jama. Kohe kahju hakkab sust. No kui raske on ise kardinaid ette tõmmata või tuld põlema panna? Raske ei ole raske teed, aga mõtle, kui lahe oleks see. Lähed tuppa, teed sõrme nipsu, tuli läheb põlema. Lähed vanni tuppa, ütled vesi hakkab voolama. Teed küll on külm, lükkab ise sooja sisse. See oleks lahe. No tegelikult on ju sellised targad majad või targamajasüsteemid täiesti olemas. Ja nii nagu me oleme õppinud kokandust või loomakasvatust, kalakasvatust, saab õppida ka sellise targamaja ehitust või vähemalt minna ja püüda aru saada, kuidas sellised targamajasüsteemid päriselt toimivad. Sa arvad, et keegi oskab öelda, kuidas sellised süsteemid toimivad? Ma arvan, et kui me läheme näiteks ülikooli, TalTechi, seal on raudselt mõni mees või naine, kes oskab meile kõik need asjad väga hästi selgeks teha ja ütleb, kuidas seda on võimalik õppida. Minugi poolest, sest ausalt öeldes selle lehe risu võib siin ise ka rahulikult ära mädana, ega sellega juhtuda midagi. Tervist! Tervist, Henrik! Tere tulemast! Rõõm näha! Meid Kristjaniga hakkas huvitama, kas kusagil Eestis saab õppida targa maja ehitamist. Te olete absoluutselt õiges kohas. Tallinna Tehnikaülikoolis hakkab varsti ka aastaringne vastuvõtuprotsess. Kui soovite, võime teid üliõpilasteks võtta. Mille poolest erineb üldse nii-öelda targa maja ehituse õppimine tavalise maja ehitusest? Seal on päris suur vahe, et targa maja õppimine nõuab rohkem interdistsiplinaarsust, rohkem koostööd erinevate valdkondadega, rohkem IT-ga koostööd, rohkem arhitektidega koostööd, rohkem energeetikaga koostööd. No aga mida siis on vaja üldse teada, et üks tark maja on valmis ehitada, ma tahan endale tarka maja? Martin Taalfeld tuleb sealt tagant, et meil on just õige mees, kelle me õnneks õigeaegselt siin kätte saime. Tema räägib teile kõik, mida on vaja targa maja ehituseks. Ma saan aru, et tahad teada, mis on tark maja. Täpselt nii. Aga mis me lobiseme? Lähme vaatame. Lähme vaatame. Väga äge. Kas see siin on näiteks tark maja? See on targa maja lahenduste testimise maja. Lähme siis tuppa ja vaatame, milline see tark maja seest välja näeb, sest väljast ta küll väga tark ei näe. Ma kujutasin ette, et tark maja on ikka selline raketi kujuga, saad aru. Aga see on lihtsalt nagu tavaline maja. Ega siin midagi nii eriskummalist ei olegi, et meil on küttesüsteem, ventilatsioon, jahutus kui vaja, valgustus ja siis automaatika, mis seda kõike juhib. No aga mõni näide, näiteks radiaatori koha pealt. No mida saab seal siis reguleerida? See on täiesti tavaline radiaator. Nii. Mis selle targaks teeb, on see ventiil siin. See ventiil mõõdab ruumitemperatuuri. Kui ruumitemperatuur tõuseb liiga kõrgele, siis siin sees on ventiil, mis sulgeb veevoolu radiaatori sees ja enam ei küta meie ruumi. Ja tulevikus saab see ventiil jälgida näiteks elektri hinda. No aga valgus, kas on nii, et targas majas tulen tuppa, teen ja tuled kustuvad, tuled lähevad uuesti põlema? No iseenesest sa ei pea isegi niimoodi tegema. Piisab, kui sul on seal laes üks andur, mis tuvastab, et sa oled kohal ja lülitab valgustuse sisse. Üks viga ikkagi siin majal on. Kardinaid ei ole. On küll. Kuidas? Tahad ma näitan? Palun. Vaata, vajutan siia. Nii. Ja nüüd vaata sinna. Okei, ruloo tuleb ette ise automaatselt, saan aru, aga miks pärast ruloo on väljas pool akent? See on sellepärast, et suvisel ajal me ei soovi, et meil maja üle kuumeneks. Siis kui päikese soojus pääseb aknast läbi, siis ta on juba sees. Aga kas sellisesse tarka majja üldse näiteks tavalised riidest kardinad sobivad või kõik on nii välja arvutatud, et... Sobivad ikka. Sobivad ikka, jah? Ja, et kui on aknad näiteks sobiva suurusega, siis ei ole neid sinna väljapool üldse vajagi. Või siis jahutussüsteemi näiteks ehitada. Et see ongi kõik maja targalt kavandamise küsimus, mis tuleb lahendada. Nii, teie ülesanne nüüd ehitada õhujagajad. Selleks ma annan teile kummalgile selle. Siin on teil paberit, käärid, teip. Te peaksite siis rõngal õhujagaja külge ehitama. Aga miks ei võiks olla lihtsalt süük auk? Kui sa paned lihtsalt augu ja sealt õhk puhub sisse, siis see puhub inimesele kaela ja inimene tunneb ennast ebamugavalt. Ja selleks on meil siis vaja häid tehnosüsteeme, mis tagavadki selle, et inimene ei pane tähele, et need tehnosüsteemid seal üldse olemas on. Mul on
juba praegu mitu head mõtet, mida katsetada. Lase mõttel lennata mees, ära ole kinni matemaatikas. Mis kübar see on? Vaata minu oma kallis sõber, see pole kõik veel. 1, 2, 3. Tada, see põleb, hõõgub. Saad aru, kui õhku välja kuskilt lasta, siis tuleb seda teha stiilselt. Kuidas ta üldse seda õhku jagab siin? Kuidas ta ei jaga siis? Kus see õhk siit mitte ei lähe? Olgu. No aga proovime. Proovime. Kõigepealt minu ilus õhujagaja. Seisan siia alla, palun väga. Noh. No kuidas on? Pähe tuleb kõik see värk. Kas sa oled kange või kangekael? Sellest ma jään kangeks kaelaks küll ausalt öeldes, sest see puhub otse vähe. Ma mõtlesin need roosid kuidagi, no aga vähemalt on ilus vaadata. No ilus on, jah. Jah, aga nüüd proovime Teedu imeleiutist. Ossa! Aga pähe ei puhu. Jumala mõnus, just nimelt kaela ei jää kangeks, on ju. Või noh, ei saa külma, ütleme nii. No midagi ei ole öelda, jah. Sul on see parem ikka. Jõhk liigub ju ühtlaselt igale poole ruumis laiali. Mõtle, Kristjan, täna me panustasime tulevikku. Ma olen täiesti kindel, et meie õhujagajad töötavad veel ka 50 aasta pärast. Okei, esimese ülesandega saime küll hakkama, aga kui sa tahad ikkagi nullmaja päris nullist ehitama hakata, no siis tuleb tagasi kooli minna ja see asi endale korralikult selgeks teha. Aga kujutad sa ennast ette elamas üldse sellises ülitargas majas? Vähe siis ei kujuta, mõtle kui lähe. Istud õhtul kodus, teed ühe plaksu, tšah, tuleb, näiteks küünlad lähevad põlema. 2 plaksu, tšah, telekas läheb mängima, vaikne muusika, tuleb 3 plaksu, tšah, 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 pitsa tuleb laual, jumala kihvt oleks. No nii see päris ei käinud, eks. Tead, aga tegelikult on asi hoopis selles, et kui inimene väga kaua sellises targas majas elab, siis ta võib ühel hetkel ise robotiks muutuda. Tuled mulle külla, annad ukse kella ja ukse peal ilmub Terminaator. See on lahe ju. Hüvasti maalased. Siit me tuleme, targad Teet ja Kristjan.